Mis on hüpnoos? Hüpnoos on täiesti loomulik teadvuse seisund. Me kogeme seda mitu korda ööpäevas, näiteks enne magama jäämist, üles tõustes, vahel ühest kohast teise kohta sõites, nii et me ei mäleta üldse, kuidas me kohale jõudsime. Ja kuna ma kasutan oma töös hüpnoosi, siis mul küsitakse selle kohta ka väga palju küsimusi. Ja üks asi, mis inimestel vahel hüpnoosiga seostub, on see, et see on midagi müstilist, midagi nõiduslikku, midagi maagilist. Tegelikult teaduslikult seletades on hüpnoos lihtsalt muutus meie ajutöös, meie aju toimib hüpnoosis olles teistmoodi. Kui nüüd ühendada pea külge hästi palju andureid, see aparaat, mis mõõdab ajus toimivaid elektriimpulsse, see on elektroentsefalograaf, ja kui me tegutseme, teeme oma igapäevaseid tegevusi, mõtleme, analüüsime, lahendame mingeid ülesandeid, võib-olla oleme ka veidi ärevil, stressis, siis see sagedus, millega need impulsid tekivad, ajulainete sagedus, on vahemikus 12 kuni 30-35 hertsi, ehk siis need on beeta ajulained, beeta sagedus, mida kõrgem see stressitase on, seda kiirem on see sagedus. Nüüd hüpnoosis see sagedus langeb ja domineerivad on alfa ajulained vahemikus 8 kuni 12 hertsi. Ja miks see on oluline? Hüpnoosis väheneb see väline müra, ehk siis me ei mõtle enam nii palju, et ma pean selle ära tegema, siis selle meili ära saatma, siis tema ütles veel seda ja siis mul on see arve ära maksta ja nii edasi. See väline müra läheb vaiksemaks ja samas meil on parem kontakt oma alateadvusega. Ja see on oluline just sellepärast, et tegelikult tunnistame me seda endale või mitte. 95% sellest, mida me teeme, see, kuidas me käitume, see, kes me oleme, põhineb tegelikult meie alateadvuses olevatel uskumustel, käitumisharjumustel, seostel, alateadlikul programmil. Ja nüüd, kui me saame paremini ligi oma alateadvusele, siis me saame sealt paremini kätte, me jõuame nende juurpõhjuste juurde, et miks ma võib-olla midagi niimoodi teen või kust see mingi asi pärit on. Me saame sealt kätte selle info ja teisest küljest me võtame hüpnoosis seda infot ka paremini vastu. Samas, mitte keegi ei saa kedagi hüpnoosis kontrollida või sundida midagi vastu võtma. Me võtame vastu ainult seda, mida me tahame ja kui miski, mida keegi meil ütleb, läheb oluliselt vastuollu meie senise uskumuste süsteemiga, siis seda me lihtsalt vastu ei võta. Kas hüpnoos on ohtlik? Hüpnoos ei ole ohtlik. Hüpnoosi tehakse ka rasedatele, see on väga efektiivne viis, kuidas muuta näiteks mingeid sünnitusega seotud uskumusi, hirme. Nagu ma ütlesin, mitte keegi ei saa panna hüpnoosis olevat inimest tegema seda, mida ta ei taha teha. Näiteks ma ei saa öelda oma kliendile, et anna mulle oma panga PIN-koodid või mine röövi panka, sest see inimene lihtsalt ei tee seda. Samamoodi ei ole võimalik hüpnoosi kuidagi kinni jääda, ehk siis kui ma lähen ruumist ära, siis klient lihtsalt kas jääb magama 5, võib-olla 20 minutiks, aga pigem teeb silmad lahti ja vaatab, mis toimub, et miks ma enam ei räägi temaga, miks ma ei küsi mingeid küsimusi. Kui tuletõrjealarm hakkab tööle hüpnoosis olles, lihtsalt saab silmad lahti teha, ruumist välja minna. Ma olen vahel kuulnud ka seda, et mõned inimesed ütlevad, ma ei taha, et keegi mu peas sorib. Mitte keegi ei saa kellegi peas sorida. See, kui hüpnoosis ma küsin kliendi käest mingeid küsimusi, siis see on kliendi enda otsustada, kas ta vastab nendele küsimustele või mitte. Ja kõige olulisem on see, et klient ise teab, mis asjad tal seal all on. Tihti arvatakse ka seda, et tuleb midagi valusat või väga ebameeldivat välja. Tegelikult need asjad on seal alateadvuses olemas niikuinii. Ja mina ütlen alati seda ja mida ma olen ka praktikas alati näinud, on see, et parem tunda seda paariminutilist ebamugavust, mis ei ole kindlasti nii ebamugav, kui kardetakse, selle asemel, et elada järgmised paarkümmend aastat või elu lõpuni veel selle sama probleemiga, mis on olnud.
Hästi paljud uskumused, mis inimestel hüpnoosiga seoses on, tulevad kuskilt telekast. Ja üks asi on filmid, aga teine asi on ka see lavahüpnoos. Ehk siis keegi pannakse koera või pardina käituma. Tegelikult seda saab teha väga väheste inimestega ja need inimesed on sellega ise tegelikult nõus. Ehk siis mitte kedagi ei saa panna tegema midagi sellist, mida ta ei taha teha. Ja kui inimene tahab esineda, kui ta on ka peol näiteks selline inimene, kes suure tõenäosusega ronib laua otsa ja hakkab seal tantsima, siis tema on selline potentsiaalne kandidaat, kellele seda lavahüpnoosi võib saada teha. Kas hüpnoos on imeravim? Hüpnoos ei ole imeravim. Hüpnoos on lihtsalt muutunud teadvuse seisund ja see on pigem selline väga-väga lihtne tööriist ja kümneid, võib-olla isegi 100 kordi olulisem on see, mida ja kuidas hüpnoosis teha. Ehk siis mida teha selleks, et sealt see info kätte saada, ehk siis et hüpnoosis olev inimene ise jõuaks selle infoni, aidata tal selleni jõuda ja samamoodi, et muuta neid seoseid, muuta uskumusi, mis meil mingi asjaga seoses on. Kui võtta ainult hüpnoos, siis pärast hüpnoosi reeglina on inimestel selline mõnus, lõdvestunud, lõõgastunud tunne. See kestab veel mõnda aega, võib-olla alates tundidest kuni võib-olla järgmise hommikuni. Ja tegelikult lapsed on oma esimesed 6-7 eluaastat hüpnoosis. Ehk siis need ajulained on nii madalad. Kuskil seal sünnist kuni 2 eluaastani on lausa delta ajulained ja sealt alates 2. eluaastast hakkavad siis tõusma, et on seal theta ja mingil hetkel alfa ja siis jõuab sinna beetasse välja. Ja see on ka see põhjus, miks lapsed suudavad nii hästi vastu võtta väliskeskkonnast seda infot, ehk siis mitte ükski laps ei istu laua taga ja ei õpi nüüd oma emakeelt või mingisuguseid liigutusi, vaid nad võtavad selle väga lihtsalt, väga kergesti oma alateadvusesse ja see jääb sinna kogu eluks. Ja tegelikult, mis toimub, ongi lihtsalt, et ajus moodustuvad ühendused, teatud mustrid, neuroloogilised ühendused ja need jäävad sinna senikauaks, kuni neid hüpnoosis muudetakse või siis käib mingisugune nii-öelda emotsionaalne pauk, mis siis paneb meid kuidagi teistmoodi mõtlema, teistmoodi tundma, loob mingid teised seosed. Ja üks ülivõimas moodus, kuidas neid seoseid ehk siis neuroloogilisi ühendusi ajus muuta, ongi tegelikult hüpnoos.